väga äge, igatahes. Ingvar, tänud, et külaliseks tulid. No aitäh, et tulid. Ja minu jaoks sissejuhatus on üldse natuke süke imelik, kuidas inimesi defineerida. Inimesed Eestis tunnevad sind joogaõpetajana. Siin Lilleorus on väga ilus koht ja süke ashram, väga võimas energia. Kuidas sa ise ennast defineeriksid? Päris keeruline küsimus, et ma pole kunagi mõelnud selle peale, kuidas ma ennast defineerin. Ega ma ei ole tegelikult tahtnud saada õpetajaks või joogaõpetajaks ja nii edasi. Mul on küll tiitel acharya, mis tähendab siis sellist, kes viib asju ellu. Aga teate, kui inimesed käivad õppimas ja süvenevad ja muutused toimuvad nendega, siis võib-olla on siin mingid õpetamise sugemed sees. No tihti lihtsalt inimesed tahavad Ingvar Villido ja siis tema on see. Aga ma tean, seda ongi peaaegu võimatu öelda. Tead, vaata, minu meelest on see nii tavaline, et kellelgi tekib mingisugune mulje inimesest, keda ta näeb, minust näiteks, eks ole, siis ta ütleb, et ta on see ja ta teeb seda, ta räägib seda ja sealt siis tegib selline, kuidas ma ütlen, nagu identiteet. Ja nad ütlevad, see on see inimene. Tegelikult, sinu kohta võiks ka öelda, kui vaadata peale, kuidas sa välja näed ja mis sa teinud ja räägid, ta on see, eks ole. Aga tegelikult on siin taga veel 100 erinevat asja, mida keegi teine ei tea üldse. Ja identiteedi probleem ongi see minu meelest, et on pinna peal. On sul endal olnud identiteedi probleemi? Kunagi oli, see võis olla mingi 20 aastat tagasi. Okay. Võib-olla isegi rohkem, kui ma otsisin vastust küsimusele, kes ma olen. Okay. Seda ei ole. Nüüdseks see on kadunud? See on kadunud, jah. Okay. Need on siuksed, kuidas ma ütlen, kui ma praegu siit vaatan, kus ma täna olen siin, et need on sellised mängud, enese otsingud, et kes ma olen ja kes ma ei ole, kelleks ma tahan saada ja nii edasi, et see on selline identiteetide mäng. Aga sellele kogu see Lilleoru ja see, mida sa oled siin ehitanud ja rajanud, see pühendubki, ma saan aru, et inimestel ka aidata leida, siis kes nad on? Kui niimoodi hästi puhtalt öelda, siis see, mida me siin teeme, see võib olla ehmatav natukene. Ma arvan, et mida ehmatavam, seda parem. See on identiteedide kadumise õpetus või tehnoloogia, kuidas me ütleme seda. See on siis, mida Indias ja idamaades kirjeldatakse ka Shiva ja siis seal on ka räägitud, et hävitamine kõlab hästi robustsene ja ohtlikune. Kõlab jah, see tegelikult ei näe niimoodi välja, eks ole, nagu sa räägid, eks ole, hävitamine, vaid see viib tegelikult vabaduseni, mokshani, vabanemiseni, eks ole, see on see point. Sest vaata, iga inimene, kas siis seostab ise ennast oma identiteetidega, kui ma küsin sinu käest, kes sina oled, siis sa ütled mulle, ma olen see, eks ole. No näiteks. Ma jääks täitsa toppama. No näiteks, aga kui sa tegevuste kaudu defineeriksid ennast näiteks, teed seal veebilehti ja kasutad ja programmeerid ja nii edasi, eks ole. Võib öelda, sa programmeerija, eks ole, aga sa ei ole mingi programmeerija, kui niimoodi võtta, eks ole. Võib-olla oled ka. Igast asju saab programmeerida. No jah, just nimelt. Aga siis, kui sa sööd näiteks laua taga, siis sa ei ole mingi programmeerija, siis sa vaatad, otsustad ka võib-olla, ta on siukene, eks ole. Saad kohe teise identiteedi. Aga tead, kõik nende identiteetide nagu taga on tegelikult see, mida mina nimetan tõeline mina. Ehk inimestel võib tunduda, et kui need identiteedid ära kaovad, et siis on nagu plats puhas, mitte midagi ei ole. Tegelikult sealt talt tulebki välja just see, kes inimene tegelikult on. Sest see ei ole identiteet, see on entiteet.
see on see, kes ma olen tegelikult. See on see, inglise keeles on entity, ehk siis mingisugune inglise keeles öeldakse seda self, true self. Okay. See on see, mis sealt välja tuleb. No ehk tõeline mina. Ehk attuma või kadavul öeldakse välja. See on see osa meist, mis on puhas tähendab seda, et ta ei ole segunenud elu jooksul õpitud erinevate identiteetidega. Sest vaata, kui laps sünnib, tal pole ühtegi identiteeti, eks ole. Need kõik õpetatakse talle juurde läbi käitumise ja heade tahkude üles upitamise ja halva taunimise ja nii edasi. Sealt tekivad kõik need sellised erinevad identiteedid, mis on automaatsed protsessid. Ja sellega kaotab inimene ennast ära. Nii et elu õpetab inimest olema mitte tema ise. Ma tahtsingi tegelikult uurida, kui ma nüüd lugesin su kohta, siis oli ka kirjas, et sinu esimene siis süke pranayama või jooga kogemus oli 7-aastaselt. No, ja see oli? Oli, ja see oli kuskilt nõukogude aegsest ajakirjast õpitud. Oli jah, Aganjok oli see. Selle asja nimi. Ma tahtsin uurida, kas sa üldse kujutasid tol ajal ette, et sellest esimesest joogapraktikast kujuneb kõik see, mis no sa oled Eestis üsna tuntud ikkagi selle järgi, mis siin on rajatud ja Lilleorus. Kujutasid sa seda ette, et absoluutselt mitte muidugi. See juhtub 7-aastase poisina? Tead, seal võib-olla oli mingid sugemed huvi võib-olla mingite selliste asjade vastu, sest ma jätan, kes vanaemal või kellele pakkusin need ajakirju, mida ma siis seal pöönikud sorteerisin ja vaatasin pilte ja värki ja lugesin ka tol ajal juba väga hästi ja siis ma vaatasin, et huvitav siuke põnev asi ja proovisin järgi. Ja muidugi pea hakkas ringi keema ja kõik mingid siuksed efektid tekkisid, aga... Mäletad sa siiamaani seda? Ja, ikka mäletan, jah. Aga see ei olnud tõuge. Ma arvan, et see oli mingisugune mälestus võib-olla, et kunagi on sellist asju tehtud võib-olla midagi taolist. Ja, kui ma täna ütlen seda. Ja... See on siis süke eelmiste elude teema? Kui see on selline teema, mida me räägime sinuga siin täna, et kuidas nende asjadega on. Aga jah, ütleme, et see on sealt kuskilt pärit inimestest kogemustest. Ja. Sest üldiselt vist siuksed asjad niisama niimoodi ei juhtu, et 7-aastaselt ka siuksed võimsad kogemused juba. Ei juhtu, jah. Aga sealt sul siis tekkis huvi kõige selle vastu juba? Või? Ei, üldse ei tekkinud. See oli selline hektiline, et siis ma proovisin, tegin seda mõnda aega, siis tegin lapse asju edasi ja nii edasi, aga järgmine selline korralik eksperiment oli võib-olla, kui ma olin võib-olla teismelise eas või, siis mäletan, ma olin öid üleval niimoodi, keha oli täitsa nagu olematu ja magamist ei olnud ja olin teadval kogu aeg. Ja ka mina ei teadnud, mis asi see on, eks ole. Hiljem ma sain teada, et see on jooga nidra tegelikult. Ehk siis see... Püsiv teadvalolek. Okei, läbi une? Isegi mitte läbi une, vaid ka une ajal ma olin teadvel, ehk keha magas, aga mina olin teadvel. See on siis selline turja seisund, öeldakse selle kohta. Ja turja seisund tähendab, et sa oled teadvel nii ilmsi ehk tavaasju tehes kui ka magades. Et sa ei kustu ära, teadus ei kustu ära. Ja seda peetakse joogas väga kõrgeks saavutuseks. Aga siis see tuli kuidagi seal välja ja siis ma jälle ei teinud neid asju üldse ja elu tuli vahele ja siis läks ikka aastaid ja väga palju aastaid läks mööda ja siis ma ei tea, kuidas see huvi tekkis selliste asjade vastu nagu hiljem siis juba, kus see muutus nagu võib-olla sai nagu otsa peale, kus ta hakkas nagu kujunema. See, kus see siis selliseks stabiilseks praktikaks ja... No eks ta oli kõigepealt oli mingi lugemine ja huvi, eks ole, mis see tšakrad ja naadid on ja kõik siuksed teemad ja huvitasid, sest kirjandust tol ajal liikus põranda all päris palju nende asjade kohta, aga vaata lugedes sa ei jõua nende asjadeni. Sa lihtsalt ei jõua. Ja kui sa teed lugemisi järgi neid asju, siis sa ka ei jõua nende asjade juurde. See on selline nagu katsetus ja selline proov.
et see, kui need asjad päriselt töötama hakkavad, see ikka vajab suuremat süvenemist ja arusaamist nendest asjadest, nagu otsest arusaamist ehk teadmist. Ja kui see hakkab tekkima, siis hakkavad asjad töötama. Mis ajal sul hakkas siis tekkima, sest kui see juba noorena oli päris süke võimas kogemus, siis kuidas see siis oli, kas kogemus kadus ära ja kuidas sa üldse kirjeldad seda, oli see süke pidev teadvel olek või? Tead, ma usun, et see on kõikide kogemus. Kõigepealt on su huvi, eks ole, põnev asi, siis on äge seltskond, tead, sellised sõbrad ja on trillalla, trullalla ja siuke, nagu positiivne õhkkond, eks ole, võib-olla muusika ja mantrite laulmine, bhajanid ja kõik siuksed, lõbus siuke asi, eks ole. Tead, ja see võib-olla nagu seob siis nagu seda kõigepealt seda teemat nagu kokku ja siis koos tehakse midagi, mida siis leitakse, eks ole, pranajaamad või mingid hatha jooga harjutused aga neid tehakse nagu sellisel nagu proovimisel või sellisel proovimise viisil, see tähendab, et teeme ja vaatame, mis saab umbes. No umbes niimoodi või teeme, sest me usaldame seal kedagi, kes ütleb näiteks mõni õpetaja või kirjutab, et see on juba jumalast hea asi, eks ole, ja siis inimesed hakkavad tegelikult matkima. Matkimine tähendab seda, et tema teeb ja räägib seal ees ja meie teeme järgi. Okay. Ja seal on üks probleem. Nimelt see probleem seisneb selles, et see tegelikult ei ole jooga, kui me räägime joogast. Sest seal puudub arusaamine, miks ma teen seda. Seal on võib-olla küll väga kõva usk, et see aitab ja töötab ja see on oluline ja ehk jõua mingite tulemuste ja nii edasi, aga see ei tööta. Ta ei tööta sellepärast, et ta põhineb identiteedil. Ehk näiteks kuuluvus kuhugi, joogagruppi näiteks on tegelikult identiteedi küsimus, mitte praktika küsimus. Ma kuulun sinna, teen neid asju, ma usun, et asjad töötavad. Tegelikult hakkab jooga tööle alles siis, kui sa hakkad aru saama. Kui tekib see arusaamine, et näiteks see hatha jooga harjutus muudab seda näiteks tekitab rohkem vaikust sisse. Või näiteks see harjutus jällegi avardab minu teadvust. Või see harjutus näiteks teeb mu olemise kindlaks, nagu tugevaks. Ma tunnen, et ma olen nagu tugevalt kahe jalaga maa peal ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Või pranajaam, näiteks teen pranajaamat, eks ole, ja siis näiteks tunnen, kuidas energiat hakkavad minu sees ümber paigutuma ja nende tulemusel ma saan teistsuguse kogemuse. Aga ma tean, mida ma teen ja ma tean, mis muutused toimuvad. Ja siis ma praktiseerin edasi, arendan neid muutuseid edasi. Või mantrat näiteks. Mantrat võib ju korrata nagu lõputult, eks ole, mis iganes mantrat, aga see ei tööta väga, see töötab ainult nii palju, et sa saad rahu oma identiteetidest. Ehk sul ei ole siis vastavaid mõtteid, peas, emotsioone ja sa tunned, et see on rahu, et see ongi saavutus. Tegelikult ei ole. See on ainult rahunemise faas. Sest päris mantra lausumine hakkab siis peale, kui sa lausud seda tõelise minana. Mitte oma ego või oma mõtte kaudu, vaid tõelise minana. Ja see on see ala, kus sa hakkad lausuma ja uurima, kuidas mantra tegelikult hakkab tööle. Ja kui mantra hakkab tööle päriselt, siis sa tead, ma laususin seda mantrat niimoodi, tegin siin niimoodi ja nüüd tabas 10 ja nüüd tekkis tagajärg. Aga tagajärg on alati teadvustatav, eks sa tunned seda. Aktiveerid mingi tšakra, siis ei ole nii, et natukene soojustad või midagi sellist, et aktiveerid, siis tunned, et lööb niimoodi üle, eks ole, sa oled täitsa nagu teises mõõtmes, nagu teises olekus, eks ole, ja nii edasi. Nii et mina ise nimetan sellist joogat, kus ei ole teadmist, aga street jooga. Igaüks võib teha, igaüks võib praktiseerida ja nii edasi. No see on nagu tänapäeva need stuudiojoogad, see on rohkem ka sellel eesmärgil, ma saan aru, et sa tuled kokku, oled seal kuskil inimestega koos ja ongi sama, nagu sa kirjeldasid, sõpradega fun ja tehakse midagi. Ja, aga ma usun, et see ei ole ainult niimoodi. See on ka teistmoodi, näiteks kui sa vaatad suuri liikumisi, kus on siis Sadhguru ja Isha ja kõik need teemad, eks ole. Ega see on sama teema.
ega seal teistmoodi pole midagi. Lihtsalt selle õpetaja usaldus on niivõrd suur, et ta teab, mida ta räägib ja me tahame ka seda, mida ta räägib ja siis me praktiseerime seda, mida ta räägib, eks ole. Aga ilma arusaamiseta, selle tekketa, aga see ei tule läbi mõistuse, see tekib sees. Ehk jooga on alati mina kogemuse põhine. Ja sellest kogemusest, mis sa saad, pead sa nagu aru saama, et mis tegelikult toimub. Ma soovitan ühte head doki vaadata. Netflixis on, kas oli Sadak äkki või? Ei ole näinud. Vaata kindlasti üle, siis sa hakkad aru saama, mis see päris jooga tegelikult on. Ja see on väga hea dok, mis on päriselt kokku pandud. Nende poolt, kes päris joogat ja päriselt praktiseerivad. Sealt hakkab aru saama, mis ta tegelikult on. Oota, aga teil siin Lilleorus siis õpetatakse teistmoodi? Jaa. Kuidas sa seda kirjeldaksid siis? Tahes tahtmata õpetada ei saa, kui sa pead kasutama sõnu. Muidu ei saa ju edasi anda, eks ole, sisu. Ja kui sa annad, näiteks mina annan sisu edasi, siis õpilane võtab selle ja kasutab seda nüüd praktiliselt, ehk ta püüab praktiliselt saavutada seda, mida ma rääkisin, ehk läbi teha, mida ma rääkisin, selleks, et saada oma kogemus. Sest kogemus on alati tunnuseks sellele, et praktika töötab. Mitte tulemus, vaid kogemus. Kogemus tähendab seda, et mina tean, et vot nüüd see muutus on siin aset leidmas. Kuidas sa viid lahku selle tulemuse ja kogemuse? Et tulemus on just kui see siis, et sa näed, et midagi muutus, on ju. Kogemus on rohkem sisemine või? Tulemus on see, mida inimesed tahavad saavutada. Mis on seal kuskil seal lõpus. Eesmärk või? Jah, tavaliselt on eesmärk, jah. Ehk kui ma teen selle läbi, siis ma näiteks tunnen ennast hästi. No näiteks, jah, selline või rahulikult. Nad teevad seda selleks, et saavutada see tulemus. Aga kogemus tulemusest on olemas. Sest muidu ei saa ju öelda, eks ole, et ma olen nüüd rahulik. Ja? Kuid see tee kogemuseni jõudmine ja tulemuseni jõudmine on kõik teadlik, ehk ma tean, et ma teen seda ja vot siis juhtub see. Aga see, mis juhtub, ei ole oluline. Oluline on see, mida ma teen, et see juhtuks. See on loogiline, sest kui ma seda ei tee, siis ma ei saa ka tulema. No, selle kohta on öeldud ka, et ma olen kuulnud sükest ütlemist, et universumis kõik on põhjus tagajärg, kui sa piisavalt detailselt ja täpselt kõike oskaksid näha. No vot, nüüd ma puutun kokku ühe sellise asjaga, mida sa oled kuulnud. Aga kui ma hakkan vaatama, kuidas see nagu päriselt ehk on nagu kogemuslikult, siis ma ütleks niimoodi, et kõik, mis toimub universumis, on põhjus ja tagajärje seos, eks ole. Teistmoodi ei saagi juhtuda. Kas sa tead seda, et see on nii või ei tea, vahet pole ikka juhtuda, eks ole. Okay. Aga kui sa õpid tundma need seaduspärasusi, siis tekib võimalus mitte ainult teada ja kogeda, vaid ka juhtida või muuta neid protsesse. Ja, aga sa ütled, et sul on sellised kogemused või ma ei teagi, kuidas neid nimetada, võimed, kogemused, juhtida, muuta. Tead, kui sa õpid praktiliselt tundma, kuidas loodus toimib, siis sa saad ju teada, kuidas see toimib. Aga see teadmine on kogemuslik, mitte mõtteline, et nüüd ma mõtlesin välja või võtan mõttega kokku, et vot seda tehakse niimoodi ja see käib niimoodi, see ei ole jooga. Jooga tähendab alati seda, et see tõeline mina, mis on kõigil inimestel olemas, on otsese vahetuskontaktis siis tegelikkusega, loodusega või meie enda sisemiste asjadega, protsessidega, vahet ei ole, millega ta on kontaktis. Kui siin vahel on mingi identiteedikiht, mingi mõte näiteks ütleb, et ma praktiseerin seda, nüüd ma pean tegema seda, nüüd ta ütles, et see on vaja teha, nüüd on vaja see teha, oi kui lahe kogemus, oi kui äge, eks ole, ma vaatan, mida teised teevad. Need on kõik identiteedikihid, erinevad kihid, mis tulevad siia vahele. Pluss veel emotsionaalne osa. Sellest kogemusest, identiteedikihtide kogemusest tekib mulje.
mulje, et ma tean, et ma oskan, mulle tundub, saan sellest rääkida teistele, jagada neid asju ja nii edasi. Ja see mulje, mis sealt tekib, ei ole mitte mina teadmine, vaid siis selle identiteedi või siis ego, kuidas me nimetame seda, kirjeldus. Need on 2 erinevat asja. Et ma võib-olla küsiks niimoodi siis, et kuidas siis sa teeksidki vahet sellel muljel ja tegelikkusel, sest et tänapäeval ka, ma arvan, et see on juba ammu olnud, on igasugused ained, inimesed teevad seeni, ma olen rääkinud päris paljudega ja neil on ka igasugused kogemused. Ja kus siis on, kus maalt on see piir, kus on siis see tõene kogemus ja see mulje siis nendega, sest nemad väidavad ka, et nii ongi, nad on läinud DNA-st universumi tuuma tagasi ja toonud sealt selle kuldse kullatüki ära ja nüüd tulnud jagama seda inimestega. Tead, see piir on väga konkreetne tegelikult, väga konkreetne. Vaata, inimene ei lähe oma identiteeti, nagu ma ütlesin, mis on siis õpitud, mitte kunagi, siis, kui ta teab, kes ta tegelikult on. Aga see, kes ta tegelikult on, ei ole see mõte, eks ole, et ma olen see, ma olen too ja see on kogemus, see on teadmine. Ma olen mina. True self. Ja, või suure tähega mina või ükskõik, kus me nimetame seda. Või atma või olemasolu või vahet ei ole. Kui ma tean, kes ma olen, siis ma tean, kes ma ei ole. Ma ei räägi mõttest, see on kõik enne mõtet toimub see teema, eks ole. Kui ma näiteks tunnen, et mul, ma ei tea, et mul on mingi emotsioon, mul on mingi mõte, ma tahan midagi jagada, seda kuulatükki, mis ma kuskilt välja võtan, eks ole, see ei ole tõeline mina. See on üks identiteetidest, mis on vaimustatud, vaimustuses räägib sellest kogemusest. Tead, siin on veel üks oluline asi. Kui, nüüd ma küsin sinu käest, eks ole, et kes selles maailmas tegelikult õpib? No kui sa võtad iseennast, milline osa sinust õpib? No ja saab aru ja õpib. Milline osa minust õpib? Jah. Saab aru ja õpib. Siia tuleb see küsimus, et kes siis olen mina? No sa võid niimoodi minna, aga kui sa vaatad oma kogemust, sest sa ju kuulad näiteks, kui ma räägin sulle, püüad aru saada, mida ma räägin. Intellekt. Mis asi see on? Sa saad mulle intellekti järgi niimoodi kirjelda, et ma saan aru, et mis asi see on? Kes see õpib? Mina õpin. Minu intellekt. Mina. Mihkel, sa tead või? Ma arvan, et mingisugune eelmiste arusaamiste pundar, mis siis eluprotsessis saab uut arusaama ja näeb, et see, mis ta alguses arvas on õige, muutub nagu teistmoodi. Aga küsimus oli teistsugune. Need, kes kuulavad ja vaatavad, siin kaamera taga on üks noormees, kes praegu vastas teda võib-olla polnud kuulda, aga jah. Aga küsimus on väga täpne. Kes õpib? Kes õpib? Jah, no kes saab aru siin sees, kes see on? No keegi ütleb kindlasti aju ja minu kogemus ei ole sellest, et ma olen aju, kes õpib. Yeah. Minu kogemus on teistsugune. No kes saab aru näiteks? Vaata, me siin vestleme, ma saan aru sinu küsimusest, sa saad aru minu vastusest, järgmisest küsimusest, siin peab olema ju üks arusaaja. Kui sul oleks küsimus, et kuskil mõttes, nagu ees, list on ees, eks ole, loed maha, sellele ta vastas, sellele ei vastanud päris nii, nagu ma tahtsin, eks ole, siin on see küsimus, vaatad listi üle, küsime nüüd 5., mitte 3. näiteks. No list on ees, eks ole, sul pole seda listi ju.
kes siis aru saab? Triviaalne küsimus, põhimõtteliselt, sest kui sa vaatad ükskõik millist inimest, seal on see arusaamine olemas, igal ühel on olemas. Ja kui see küsimus esitada igale inimesele, kuule, milline osa saab sinust aru, mis ta hakkab tegema? Nagu vassima, luuletama, välja mõtlema, mida ta on kuulnud kuskilt ja nii edasi, ehk ta tegelikult ei tea. Yeah. Ta ei tea. Yeah. Kui ta ütleb, et see on kognitiivne protsess, aju õpib ja meeb mällu ja vot seal loe sealt kuskilt teadusajakirjast ja nii edasi. Läheb keeruliseks. Läheb päris, tõmbab juhtme kokku. Ja läheb hulluks ära. Aga tegelikult vot see ongi see teooria, millest ma räägin, või see on siis see identiteetide teema, et igaüks arvab, et vot see käib niimoodi ja käib naamoodi, aga tegelikult ei tea. Yeah. Aga otsene kogemus on see, et ma saan täpselt aru iseenda kogemusest, milline osa minust saab aru ja õpib. Okay. Ja see on alati ainult üks osa. Mis on, mis arvad? Siia podcasti tuleb päris palju vaikust sisse, mõttepause. Lõika välja. Mina pean vastama selle ausa vastuse praegu, et ma ei tea. Aga see oled sina ju. Mina, see ongi mina. Mina, jah. Jah. Kui sa natukene, ma ei tea, püüad teadvustada, natukene tabada ära, mitte mõelda selle üle, vaid tabada ära arusaamise tekkimise ajal. Mis sa siin aru saab? Siis sa avastad oma mina, selle tõelise mina. Ja kui sa nüüd tabad selle ära, siis siit võib hakata avanema hoopis teistsugune pilt näiteks. Ehk kui joogas üldse kõikides sellistes õpetustes, mis on praktilised ehk õpetavad arusaamist ja kõigest, mitte mõtlemist, mitte teooriaid, vaid otsest vahetust arusaamist, nad kõik räägivad ainult sellest, et see on üks arusaaja ja see olen mina. Sest vaata, kui sa näiteks mõtled enda mõtteid, siis arutled mingisuguseid teemasid, siis mõte ei ole mitte kunagi aru saanud. See on lihtsalt mõte? See on mõte, see on mingi informatsioon. Aga see, kes aru saab, on see, kes on siin seda mõtet vaatamas, kuulamas, mõtteid sorteerimas, meenutamas, ette kujutlemas. See on see, kes juhib mõtlemist. Heal juhul juhib, sest tavaliselt mõte jookseb täiesti oma soodu, eks ole. Nii et kui sa vaatad seda mina ja avastad, et see olengi mina. Ja siis vaatad seda kulatüki lugu, mida keegi räägib seal, eks ole. Sa saad aru, see on kellegi teise lugu, sul tekib ette kujutlus, kirjeldus ja sa justkui nagu tead juba seda. Sul tekib selline mulje. See on nüüd identiteet, mis tekib siia. Kui sa tahad päriselt teada saada, siis seesama mina on see, kes läheb sellesse kogemusse ja saab täpselt aru, nagu sina saad praegu minu jutust aru, mis seal tegelikult toimub, mis asjad need tegelikult on. Ehk kui ma võtan hästi kokku, eks ole, siis ma ütleks niimoodi, et see, mida me siin Lillorus õpime, on mina keskne. See on selle keskne, kes saab või mis saab aru. Nagu päriselt jõuab kohale. See on see. Ja nüüd teiselt poolt on siis tohutu masinavärk, mida ma nimetan identiteetide selliseks sõlmeks või siis nagu läbi põimunud süsteemiks, mis on alternatiiv sellele. See on alternatiiv seetõttu, et inimesed ei tea, kes nad on. Nad tuli välja läbi küsimuse. Ja võtad selles alternatiivis, nad siis nüüd möllavad, eks ole, see muutub kogu aeg. Vot see on usk. Eks see on puhas usk, mis seal sees on. See ongi usk, see on usupõhine. Aga see on nagu selline starter? Jätte üle starter, ma ütleks niimoodi, et see identiteetide pundar asendab inimest. Tõelist mina elus. Mis ma mõtlen, et kui tulebki inimene, kes tahab kuskilt alustada, aga ta on täiesti süke, kuidas sa ütled, madala teadvusega, siis... Ta tuleb selle puntraga, mis tal on seal. Yeah. Ta tuleb tavaliselt ju mitte mina pärast, sest minal ei ole üldse probleeme. See on probleemi vaba. See probleemistik on alati seal identiteetide seas.
Ta tulebki oma murega, oma tahtmisega, huviga, sooviga, vahet ei ole, mis see on. Ja see on siis, ütleme, ütleme siis idee, mida ma ei tea, ehk mina ei ole esil. Ja see idee veab inimese siia näiteks. Ja siis tal tekib seal huvi, see on ka kõik seal selles identiteedis kirjas, eks ole, ja nii edasi, nii edasi. Ja siis ta hakkab kuskilt otsast peale ja ta hakkab järjest nagu aru saama või nagu mõikama. Kõigepealt oma identiteedist, eks ole, mis asi see on, kuidas see töötab, siis õpib, kuidas sellest lahti saada, et see ei segaks elu ja nii edasi, nii edasi. Ehk identiteet on, või identiteedid on nagu, kuidas ma ütlen, no ma ei tea, maalid omal näo ette, vaatad peeglisse, täna ma olen selline. 1 sekundi pärast on teine nagu ees, ma olen selline. Ehk need on nagu erinevad moodid, mida inimesed nagu vahetavad ise teadmata seda ja mis juhivad enda elu. Mitte mina ei juhi, vaid nemad juhivad. Ja sealt tulevad igasugused arusaamatused, sest identiteetides ei puudub arusaamine. Arusaamine on ainult minu omadus. Teise omadusi siin ei ole. Kellegi teisel siin minu sisemaailmas. Nii et see identiteedi teema on tegelikult väga selline oluline tegelikult. On see süke mõõdetav protsess? Ja, see on teadvustatav. See on selline protsess, kus näiteks see, mida ma räägin, see on kõik kontrollitav. Ja tead, huvitav on üks asi, et kui kas oled avastanud, et sul mõtted peas või emotsioonid näiteks? Ikka. Oled avastanud? Aga jälle sama küsimus, kes avastab? Mina. Just, jälle sina, eks ole, jah. Vaata, need ongi need hetked, kus inimene avastab oma identiteedi. Ja ta saab arvata, siin on süke mõte, süke emotsioon, aga ta nagu ei vaata nagu seda kompleksselt, vaid libiseb üle. Järgmise mõtte peale, järgmise identiteedi peale. Aga kui selline märkamise võime oleks hästi arendatud, siis sa tegelikult avastad, sul on massiliselt identiteete. Ja sa ei avasta neid ainult see tõttu, et sa ei tea, kes sa oled. Ehk puudub see eristus või eristuse võime. Nii et selleks, et teada saada oma identiteetidest, on vaja neid märgata. Ja põnev on see, et loodus tegelikult ise näitab seda. Ehk ise tekitab selliseid olukordi, kus ma märkan, et mul on mingi mõte või emotsioon. See on ju naturaalne. Ja kas ei ole ka nii, et kui ei taha märgata, siis loodus teeb seda aina intensiivsemaks ja vahel läheb ka üsna sükseks vägivaldseks, kuni inimene siis saab aru või... Võib öelda ka niimoodi, aga see oleks, vaataks niimoodi selle kohta pigem, et see ei ole päris see eristamise osa, eks ole, kus ma eristan identiteeti, vaid see on selle identiteedi boostimise protsess. Keerame talle veel vingaali juurde, et sa näeksid, mida ta tegelikult siis sinu elus teeb. Ja selle järgi võib-olla tuleb tagant järgi selline nagu teadlik küsimus, ehk mina justkui esitan küsimus, kuulet, aga oota, mida ma nüüd siis tegin? Ja selle järgi sa hakkad vaatama, saad aru, et see on siis selline tahk, iseloomu omadus või identiteedid, nagu ma ütlen. Aga on sinu jaoks siis kõik need kihid kadunud või kui palju seal veel järgi on või kuidas sa seda kirjeldad? Tead, ega ma spetsiaalselt neid taga ei aja, et kui nad kuskilt veel ilmestuvad, siis ma muidugi vabastan nad ära enda süsteemist, sest... Ja selle kohta on sul endal ka süke süsteem loodud, mida inimesed saavad kasutada? No practical consciousness, see on terve meetod ju tegelikult, mis ainult sellest räägibki. See on siis raamatu vormis sul ja kursus? Need on kursused ja on raamat ka, jah. Nii et raamat räägib küll rohkem sellisest emotsioonide vabastamisest, sest iga identiteedi juures on 2 olulist sellist komponenti. Üks on mõte ja emotsioon on siis teine komponent. Ja nemad mõlemad loovad siis käitumuse. Kui sa sealt võtad emotsiooni ära, siis ta pole enam jõudu tegutseda. Identiteet jääb alles, aga tal on nagu kumm tühjaks lastud.
ta ei toimi. Et kui see mõte ainult jääb alles ja emotsioon on sealt kõrvaldatud. Just. No vaata, võtame näite, et kui on tegemist tumeda vihaga näiteks. No võta see viha tunne või see emotsioon ära sealt, mis jääb sinu vihast järgi siis. Lihtsalt mingisugune mõte, et ei salli seda inimest. No näiteks, aga see ei ole vihane enam, on ju. Ja või võtta kannatus näiteks. Paljud inimesed ju kannatavad, on rahul olematud ja... Kas kannatus saab eraldada, et füüsiline kannatus ja ongi siuke emotsionaalne kannatus? No füüsiline kannatus on siis, kui sul on mingi, ma ei tea, mingi valu on kusagil ja korralik, eks ole. See on füüsiline. Seda saab leevendada mingisugusel viisil, aga mitte niisama lihtsalt nagu vabastada, nagu võtad ja viskad minema. Õnneks on valu vaikselt olemas tänapäeval. Aga emotsionaalne valu on puhas emotsioon. Puhas emotsioon. Vabastad selle ära ja ongi kõik korras. See on siis klassikaline, kõige klassikalisem näide võib-olla lahkuminek, väga valus. Ise olen kogenud. Jah, see on emotsionaalne probleem. Lein näiteks ja rahul olematus seal teistega ja kõik sellised teemad. Tead on nii palju neid erinevaid emotsioone, mis tekitavad kannatusi. Aga sa ütled, et seda saab siis vabastada ja niimoodi, et see on lahustunud, seda enam ei eksisteeri? Muidugi, loomulikult. Sellepärast saigi ju see Practical Consciousness raamatu kirjutatud. Et seal on kõik meetodid sees. Seal on see, et saa aru, rakenda, tulemus järgneb. See on selline täpne selline tehnoloogia, ütleme niimoodi, et seal ei ole mingisugust udu sees, mis oli esimeses raamatus, oli palju sellist, 2 raamatut, eks ole. Oota, ja nüüd tuleb 3. Esimene oli emotsioonid inimkonna suurim sõltuvus, teine oli Practical Consciousness, seal pikem nimelt seal taga. See on täpsem, palju täpsem, mulle endale meeldib see rohkem, sest seal ei ole mitte midagi üleliigset sees. Osadele meeldib esimene raamat rohkem, sest seal on ka sellist nagu ilustavat või... Mitte ilustavat, võib-olla nagu kirjeldavad, võib-olla mingit siukest ei ole nii konkreetne, ütleme. Aga tuli meelde, siin üks inimene üks päev ütles, et ta käis ka käis rääkimas nendest asjadest, eks ole, Practical Consciousnessist ja tal tuli siis juurde astus siuke rahulik, väga selge pilguga selline meesterahvas, vanem meesterahvas ja ütles, et niimoodi, et see Villidu raamat peaks olema igal inimesel laua peal. No kohe näha, ta on lugenud, praktiseerinud, ta on saanud ennast klaariks. Super. Selliseid inimesi enne ka muidu ei käinud, aga lihtsalt tuli meelde praegu. 3. raamat või see, mida ma praegu teen, see on, ma väga palju ei räägi sellest, aga... See on siis siuke väike õrituslause meile, kes tahavad... No ma räägin... Oled sa rääkinud sellest kuskil? Ei ole. Ei ole rääkinud, sa oled esimene. Okei. Treepasid esimesena. See raamat ei ole selline, kuidas ma ütlen, mida peab uskuma. Seal on iga lause, iga sõna on kontrollitav, mis seal on sees. Ehk iga inimene, kes loeb seda, saab kontrollida, kas see vastab tegelikkusele või mitte. Kontrollida oma kogemuse kaudu. Ja sellel raamatul on mitu osa. Esimene osa räägib tõelisest minast, tõelise mina omadustest, kvaliteetidest, kuidas see tõelise mina poolt välja paistab. Siis järgmine osa räägib siis kõikidest nendest identiteetidest. Mis asjad nad on, kuidas nad avalduvad, kuidas nad ilmestuvad. Igaüks tunneb ära ennast, kes sealt loeb neid asju. Kas seal on siis sellised kategooriad? Jah, seal on. Siis järgmine osa räägib sellest, et kuidas see tõeline mina ja identiteetide rägastik on kokku kasvanud. See tähendab seda, et see tõeline mina koos oma omadustega pole mitte kuhugi kadunud, vaid ta on identiteetide teenistuses. Ja on muutunud tänu identiteetidele märkamatuks, on nagu taandunud.
Järgmine osa räägib siis, kuidas siis taastada oma tegelik olemasolu või siis ütleme siis see üks identiteet, kuidas see toimub. Ja järgmine osa siis räägib sellest, mida teha selle identiteetidega, kuidas nendest lahti saada. Okei. Ehk siis tõeline mina on selline asi, mis on kõigil olemas, aga mõni võib-olla ei pane üldse tähele või see ongi siuke asi, mida sa saad kas tähele panna või mitte. Sa ei saa ennast tähele panna, sa pead ennast avastama. Ma ütleks niimoodi, et 99% inimkonnast ei tea, kes nad on. Ja vaata, siin räägitakse tihti teadvusest, eks ole. Jah, teadvust ei ole teadvel ja nii edasi. Tegelikult teadvus on mina üks omadus, üks tööriistu. Mina ei ole teadvustamine. Mina kasutan teadvustamist. Ja. Nii et see on samm veel tagasi, et kogu see mindfulness ja kõik, mis põhineb sellel vaatlusel ja nii edasi. Nii et siin me teeme veel ühe sammu ettepoole, originaali poole. Ja. Et see on selline raamat, mis minu meelest aitab nendel inimestel, kes ma ei tea, kas tunnevad huvi või tahavad teada või tahavad leida lahendus oma probleemidele. No, ma ütleks niimoodi, see raamat on kõigile. Muidugi mitte nendele, kellel on juba siin see skepsise identiteet ja kõik need markerid külge pandud, kes ta on ja mis ta teeb ja tegelikult teemad, eks ole. Nii et kindlasti raamatut ei osta, sest neil on see identiteet peal, mis ei võimalda seda teha. Mis sa mõtled täpsemalt, et kes siis... No vaata, me alguses rääksime sellest, et inimesed panevad silti külge, sa küsid, kas ma olen joogaõpetaja. Ma ei ole küll mingi joogaõpetaja, ma olen iseendana, ma olen, mis ma olen, eks ole. Et juhul, kui on vaja joogat õpetada, siis ma tean, sest mul on kogemus, jooga on kogemuse põhine, eks ole, mul on ikkagi 30+ aastat tegelenud asjadega, kogemus ikkagi väga suur, eks ole. Mitte ainult enda osas, vaid ka inimeste osas, neil on 1000 läbi käinud, eks ole. Nii et jooga silt mulle tõenäoliselt ei sobi, aga las ta olla, kui ta on. Miks ta ei sobi? No, sest ma ei ole mingi jooga või joogi. Joogi tähendab määratust, ma olen joogi, ma kuulun sinna, ma kuulun tänna. Mul ei ole kuuluvust. Ehk tõelise minal pole kuuluvust. Ta ei kuulu mitte kuskile, sest ta on kuuluvuse vaba. See on olemasolu. Ma tean, seda raske mõista. Ma saan aru sellest, eks ole. Ma saan aru, et on raske aru saada, kuidas sul ei ole kuuluvust. Kõik ju kuuluvad ju kuhugi. Aga see ongi ju vabanemine. No päris vabanemine. Ja, sul ei ole kuuluvust, sa oled see, mis sa oled. Aga kelle kohta saab siis öelda, et on joogi? See, kes arvet on joogi. Sest kui joogi on jõudnud tõelise minani, on joogaga lõpp, jooga on läbi. Sa oled saavutanud selle eesmärgi. Seal ei ole mingit joogat. Sul ei ole vaja teha mingeid praktikaid, mingeid asju, sest sa oled saavutanud selle. Ehk jooga eesmärk ongi ju viia inimene tõelise minani. Ja kui enam identiteete ka ei ole, siis sa oledki ju vaba. No, ma ei tea, ma räägin kogemusest, sa võib-olla vaatad teoreetiliselt, eks ole. Jah. Aga kui sa kunagi jõuad selle kogemuseni, siis sa saad aru, mida ma silmas pean. Ja sealt hakkab edasi järgmine samm või ma ütleks võib-olla mitte järgmine, võib öelda ka järgmine, sealt hakkab peale tantra, mis on siis joogast järgmine samm. Tantra tähendab seda, et see tõeline mina koos oma tööriistadega kasutab looduses olevaid protsesse nende tundmaõppimiseks ja transformeerimiseks. See on siis see, mis alguses, kuidas sa mainisidki seda, et elu juhtida oli? Ma ütleks niimoodi, et elu teada saada. Okay. Teada saada. Ja siis vaadata, millest see elu on üles ehitatud, millised on need elu ülesehituskivid. Kuidas ta on looduse poolt niimoodi tehtud.
ja tantra tähendab, et ma õpin seda tundma ja ma õpin seda kasutama. Aga seal ei pääse teada saamisest, sest ka jooga teel on vaja teada. Kui seal juhib usk, siis on lihtsalt üks identiteet, üks ideede rägastik, mis räägib jooga ja kõik need teemad, mis seal on. Sellega ei jõua kaugele, sest sellega heal juhul areneb edasi sinu identiteet, just kui jättes mulje, et sa tegeled joogaga, aga see ise areneb mitte grammigi edasi, sest sa pole aru saanud. Nii et kogu jooga teekonna üks oluline komponent on aru saamine. No, ma saan aru, et sa saad aru, mis asi on aru saamine. Yeah. No, see on nii lihtne, keegi räägib sulle midagi, oota, ma ei saanud mitte midagi aru. No ei saanudki aru. Yeah. Räägid lihtsamalt, saab aru, sain aru. No see on ka aru saamine. Yeah, yeah. No, kui sa vaatad sellise aru saamisega näiteks, no ma ei tea, mingit jooga tehnoloogiat. No, kas see mantrat, kuidas mantrat lausutakse? No vaikselt enda ette üldse mingit aru saamist ei ole, mida sa teed siin. Nii palju on, et pead lausuma. Yeah. That's it, 108 korda. Yeah. Ja rohkem ei olegi. Aga see ei saa nii primitiivne olla. Siin on ju mingi teadmine peidus. Aga see on alguses peab ikkagi sellega alustama. Ja, ikka, muidugi. Alguses tuledki oma... Hullikesena. Ei ole, osad on väga targad. Nad teavad täpselt, mis jooga on, neil on kõik see asi teada läbi uuritud, aga kogemus on null. See võrdub muidugi, et nad ei tea, aga neil endal tundub, et identiteet ütleb, et neil on vot nii, näpud püsti kõik tean. Ja. Ei, no ma mõtlen, tihti ütlen niisuguseid sõnu, aga ma mõtlen ennast samamoodi, et kui mina hakkasin ka meditatsiooni ja joogaga tegelema, siis ega ei olnud aimu, miks ma seda teen, kuidas see üldse algas, mis toimub ja mis juhtub. Ega sa ei taha, et ma küsitlen sind, et millest sa oled aru saanud? Ei, sa võid muidugi küsida. Ma võib-olla vastan samasuguse sellega, et ma ei tea lihtsalt see kindel... Pehk pole teadmist, ma igaks juhuks ei küsi, eks. Kindel, jah, vastus. Aga jah, siin siis inimesed saavad tulla ja õppida ja kogeda ka Lillearus, on ju? No meil on siin praegu kasutuses mõned asjad. No Practical Consciousness, see on pikk sari, see on 5 aastat. Seal on siis... selle kohta saab ilmselt veebilehe pealt lugeda, eks ole, see on täpsemalt kirjas. See on tehnoloogia. See ei ole see, et ma usun ja teen ja see on päris asi. Siis on meil siin Patanjali joogasuutrate õpe. Ehk ma tõlkisin ja kommenteerisin kõik suutrad ära eesti keeles. Kas seda ei olnud varem tehtud? Eesti keeles on tehtud tõlkeid. Ja võib-olla on ka midagi kommenteeritud, ma mäletan, kunagi oli üks joogasuutrate tõlge ja koos vist eestikeelsed tõlgetega, mis on koha peal tehtud. See ei ole kindlasti Patanjali joogasuutrad. See on täiesti vale arusaamine. Mis keeles sa tõlkisid neid? Mina võtsin sanskrit ja tõlkisin eesti keeles. Kas sa räägid sanskriti? Ei, ma ei räägi, aga tõlkimiseks on täna ju ei olemas. Aga seda ei ole ilmunud või ma unustasin ära, et võib-olla ilmub see ka vahepeal, sest see on mul siin paar aastat on valmis juba. Patanjali joogasuutrad siis? Ja. Okay. No Patanjali joogasuutrad on teos, mis räägib sellest, mis meiega toimub. See on nagu sisemine kaart, sa õpib tundma, mis sul siin toimub sees. See on nagu, ma ei tea, bioloogia, eks ole, õpid seal mingisugust organismi, kuidas ta funktsioneerib, sama on need suutrad. Ta õpetab sulle seda, mis sul juba on siin sees ja mida sellega teha ja nii edasi, eks ole. See on selline nagu basic tegelikult joogas. Ja siin me oleme vist 1,5 aastat vist teinud niimoodi, et me võtame mingi 3, 4, 5 suutrat ja kord 6 siis käime nad läbi. Ja kõikide õpilastega, see on selline iseseisev töö. Ehk mina seletan ees ära, eks ole, materjal käes ja siis nad tõmbavad paralleele siis nende seal kirjeldatud protsessidega, mis nende endaga juhtuvad. Yeah. Et saavad jällegi teada, eks ole.
ja siis on meil siin üks selline sügav sidatantra praktika 9 shakti pühenduseks nimetame seda. Shakti on siis naisenergia. Tead, sellel tasandil enam ei ole naisi ja mehi, millest me räägime. See on lihtsalt jälle üks silt külge pannud naised ja mehed, Shiva mees ja Shakti on naine. See on selline, see ei vasta tegelikkusele, seal pole ühtegi naist. Vaid tegemist on tõepoolest energiatega, see on küll fakt. Ehk vanades traditsioonides kirjeldati looduses toimuvat protsesse mitte niivõrd sõnadega nagu otse välja kirjeldades, vaid pigem nagu selliste sõnadega, mis andsid vähegi natuke aimugi sellest. Ja siis sul peab tekkima selline tunnetus või teadvus selle ümber, arusaamine. Jah, kui keegi sulle räägib sellest, siis seal on kirjeldus, see ei tähenda, et sa juba tead kogemuse kaudu. Joogas loeb ainult kogemus, elus loeb ka ainult kogemus. Eks ole, kui sa, ma tea, kirjutad mingi prompti sisse ja saad aru, et ta vastas valesti, sa saad ju aru, et ta vastas valesti. Aga kui sa ei saa sellest aru, no panedki puusse, eks ole, jah. Nii et elus on arusaamine väga oluline ja mitte ainult siis igapäevastes asjades, vaid ka näiteks jooga praktikas. Ja joogas kirjeldatakse staatikat. Staatika tähendab see, et mitte midagi ei liigu, vaid on paigal ja dünaamikat niimoodi. Et see põhimõtteline printsipiaalne alustaatika on Shiva. Ja tema esimene liikumine, tema paradoksaalne, esimene liikuma hakkamine on Shakti, Adi Shakti. Inimese puhul on see niimoodi, et ehk inimene ei erine suurest plaanist, eks ole. Et tõeline mina on paigal, üks ja sama kogu aeg, mis on väga hea, sest muutuvas maailmas on vähemalt üks ankur olemas. Aga meie teadvustamine, tähelepanu liikuv. Dünaamiline. Nii et mina on Shiva ja teadvuse liikumine on Shakti. Need on esimesed nendest kahest. Aga seda üldiselt ju kirjeldatakse, et see mitte siis mees- ja naisenergia, vaid ütleme siis maskuliinne ja feminiinne. Ja need, aga see ongi siis süke polaarsused on ju Shiva, Shakti, see teine. See ei vasta tegelikkusele. Nii nagu kirjeldatakse. Tead, aja jooksul on toimunud erinevaid selliseid modifikatsioone. Ehk kui keegi räägib, et Shakti on, ma tea, Indias, nagu näidatakse, ta on Shakti naisterahva kuju, eks ole, juudas on Shakti, ju siis see, mis liigub, näiteks tuul on ka Shakti, mõtted on Shakti, emotsioonid on Shakti ja kõik on nagu Shakti. No, et siin toimub selline nagu vägivaldne selline laiendus. See toimub hästi lihtsalt. Näiteks ka see, mida me siin täna sinuga räägime, ma kujutan ette, kui keegi kuulab, et ega ta leiab oma versiooni sellele, mida me räägime. No ta nagu laiendab seda, mis on nagu ühelt poolt okei, aga see, millele ta lõpuks nagu pidama jääb, ei ole tõenäoliselt enam see, millest me rääkisime. See on siis selline laiendus. Ta ei ole nagu vägivaldne, aga ta on selline tüüpiline, aga tulemuseks on see, et see ei ole see, millest me rääkisime. Ehk tulemus on teistsugune. Ja 9 Shakti praktika tähendab seda, et see sama primaarne Shakti, mis on tunnusteta, ega inimese teadvustamine, tähelepanu on ka ju neutraalne. Seal pole mitte ühtegi mõtet, mitte ühtegi emotsiooni, mitte midagi, see on nagu õhk liigub õhu sees. Ühtegi kvaliteeti ei ole tegelikult, ehk ta on neutraalne. Ja nüüd see neutraalsus, puutudes kokku siis mateeriaga või luues mateeria, hakkab looma iseärasusi ka meie kehas. Meil on 9 tšakrat, eks ole, igas tšakras on oma iseärasus ehk oma Shakti. Need praktikad siis toimuvad nende Shaktidega. Nad on üles ehitatud sellises õiges järjekorras, kõigepealt on puhastumise protsess, siis on mitu erinevat astet puhastumist. Puhastumine tähendab seda, et sa väljud nendest identiteetidest, iseendaks, eks ole. No nagu, ma tea, oled nagu vees, eks ole, mudases vees, astud veest välja, et olla kuiva peal, no näiteks, eks ole, lihtsalt võrdpilt, eks ole.
siis pöördud oma südamesse, oma tõelise mina südamesse, kus on siis õpetaja printsiip, guru printsiip. Seejärel siis koos guruga ehk kõrgema teadmisega hakkad läbi viima siis seda praktikat. Kasutad erinevaid mantraid, erinevates tšakrates, aktiveerid erinevad šaktid, tšakra šakti, üldšakti ja siis selle devi šakti ehk siis selle päris šakti, mis loob ka tšakrad. Ja siis toimub see puhastuse protsess, mida me nimetame hoomaks. Ja kui see on ära tehtud, siis peale seda on siis vissarjana, peale seda on siis kogu selle süsteemi taas lahustamine, et olla normaalne. Vaat, mis tähendab normaalne? Vaata, meil on templis selline, kuidas ma ütlen, nagu menetlus. Ehk kui inimene tuleb, läheb ta kõigepealt sealt tirtamist ehk vee kogu juurest läbi. Jah. Petseb käed ja alad puhtaks, eks ole, jätab kõik need asjad, millega ta tuli templi alale sinna, jätab maha. See on puhastumise protsess. Ehk templisse ei tooda neid probleeme, protsesse, millega sa tegelikult tulid. Ja nüüd sa teed selle templis tuuri ära, teed oma protseduurid ära, said sealt siukseid kogemusi näiteks või leevendust, vaikust, mida iganes sa sealt said, lähed tirtami juurest tagasi, jätad need kõik sinna. Ja siis lähed templist välja. Vastasel juhul tavaline elu ja siis see nii-öelda see muu elu segunevad oma vahel ära. Mis sa mõtled tavaline ja muu elu? Tavaline elu on see, kui sa tuled, ma tean, sealt oma mingitest tegemistest, tuled siia templisse näiteks. Sa tuled ju koos oma eluga. Ja kui sa siis teed siis selle vahepeal selle templi tiiru ära, saad need kogemused, siis lähed oma ellu tagasi. Aga ei võta templist mitte midagi kaasa. Mitte ühtegi kogemust, jätad maha kõik, sest muutus on juba toimunud. Ja see muutus ei toimu läbi selle, et sa võtad nad kaasa oma identiteediga, oma egoga. Ego ütleb, ma sain siukse ägeda sellise kogemus, et ma lähen sellega nüüd edasi, lähen kohe räägin, mis seal kõik toimus ja nii edasi, eks ole. Sest sa rikud ära sellega kogu templi alal toimub muutuse. Sest templi alal toimub muutus mõjutab siis seda inimest, kes käis, mitte läbi inimese identiteedi, mis tema arvab, vaid läbi selle kihi, mis on selle all, mida inimene teadvustagi üldse. See on siis see mina? Mina on siin antud juhul see, kes saab aru, et oma templisse minna ja kes saab aru, et templi asjad on maha jätta. Okei. Ja, aga vaata, väga tihti inimesed, kes teevad neid vaimseid praktikaid, nad ajavad segi need asjad oma vahel. Ehk see vaimsus, kõik need seisundid, olekud, need tuleb tuua igapäevasesse ellu. Ja nad tegelikult keeravad oma igapäevase elu tuksi sellega. Et hoitakse seda lahus. No, mul tuleb esimese asjana meelde see, mida ma olen oma külalisega Urmas Sõõrumaga rääkinud, ta korduvalt ütleb, et mult küsitakse, et Urmas, kuidas sa oled edukas ärimees, kuidas sa hoiad lahus, kuidas sa seod selle vaimse elu ja siis selle materiaalse elu ja siis ta ütleb, et kuidas sa neid lahus hoiad? Tead, ma ütleks niimoodi. Mida ütleb Ingvar Villi? Jah, mida ta siis ütleb? Ma ütleks niimoodi, et seni, kuni inimesel ei ole arusaamine muutunud rohkem kasutatavaks elus või rohkem nagu juurdunud sisse, nii kaua ei tohiks need segi ajada oma vahel. Kui arusaamine juurdub rohkem sisse, siis on see fine. Kas sa selle viidki kokku selle normaliseerumisega, mis sa rääkisid, et see on selle praktika seal lõpus või selle süsteemi lõpus? Et ma praegu suhestan seda niimoodi, et ongi normaliseerumine, ehk siis sa võtad need vaimsed kogemused, integreerid, põimid selle tava igapäevase eluga või ei? Ma just ütlengi, et need ei tohiks põimida. Okay. Vähemalt teatud maani, seni kuni sa ei saa aru. Sest see põimimine on väga äge, sul võib olla
noh, arusaamine või mingi mõte ütleb, et integreeri see, too see siia sisse, eks ole. No ma ei tea, kasuta headust näiteks, kogesid templis või kuskil seal peale meditatsiooni headust, too see nüüd siia ellu. No hästi loogiline, täitsa tavaline, mida tehakse, eks ole. Aga kui sa vaatad, kes seda siin pushib niimoodi ellu, tahab integreerida, siis sa võid avastada, et see on su enda ego. No on ju? Yeah. Nüüd on lihtsalt uus idee, palju parem kogemus. Aga mis sa sellega teed siis? Sa kasvatad oma ego sellega. Aga see ei ole areng. Ego kasvamine on taandareng. Egost vabanemine on areng. On ju nii? Sest sellega sa lähendad ennast tõelisele minale teadusele. Aga arusaamine on siin just õige asi. Sest vaata, arusaamine ei sõltu sellest, kas sa oled templiala peal, kas sa mediteerid, kas sa teed oma tavalisi asju või ebatavalisi asju, vahet ei ole. Sest mina koos oma arusaamisega on üks ainus ja kogu aeg kõik nende asjade juures. Nii et kui mina arusaamine kasvab teatud piirini, vot siis tekib see olukord, kus mingid spetsiaalsed praktikad, meditatsioonid, jooga ja mis iganes veel, on võimalik integreerida igapäevasesse ellu, sest sa nüüd saad aru sellest. Siis on see omal kohal. Kui oled sa näinud sellised inimesi, kes toovad vaimsuse igapäevasesse ellu ja pärast on, noh, ma ei tea, peas soojad ja ei tööta täitsa elu kõlbatud? Ei, no ma ei teagi. Oled näinud sellised või? Jah, ma ei teagi, mis see tähendab niimoodi vaimset ja igapäevaelu integreerida. Kui sa mõtled jah, seda kristalli sükseid inimesi, lähed sinna Loitsu kellerisse, võtad omale kristalli ja siis hakkad kuulutama samamoodi, et mul tuli visioon kuskil võib-olla mõnel peol ja midagi sellist, need inimesed tihti jätavad üsna sükse, kuidas ma ütlen, ma ei teagi, naljaka mulje. Samas, kuna ta on iseendana, võibki olla võimekus tegelikult näha tulevikku minevikku läbi kristalli. Ja, see on teada, omadus või oskus, eks ole. Aga vaata, sellised inimesed, keda ma silmas pean, on võib-olla nad jätavad elu pooleli, tavalise elu, tegelevad ainult mediteerimisega, ma tea, palvetega, näiteks sadhanaga võib-olla. Neid ei huvita üldse enam maine elu. Mis on siis, ma tea, võib-olla tööl käimine, võib-olla perest hoolitsemine, võib-olla ema eest hoolitsemine, võib-olla, ma tea, aiamaa tegemine, eks ole, arvete maksmine, midagi sellist, saad aru, jah? Nad tahavad koopasse minna näiteks ära nagu tavaelu eest. See tundub nagu natuke süke, et poole jalaga kuhugi astumine, et sa justkui tahad seda askeetlikku elu elada, aga sa ei tunnista seda, et sa elad, ikkagi on baasvajadused, mis on vaja täita. Ja siis otsustad neid lihtsalt ignoreerida ja... Jah, muidugi, eks askeetlik elu on ka selline, tead, et kui sa saad aru, miks tehakse askeetlikku elu, see on nimelt ka tapas, eks ole. Meil on siin vanasti olid siin tapase programmid ja inimesed teevad nüüdki tapast. See ei ole üldse selline nagu kasinuse teema. Kasinus, mis? Askeetlus on kasinus, eks ole. No ma tea, piiran toiduga, suhtlemisega ja nii magamist ja nii edasi. Et selle eesmärk ei ole ju, ma tea, luukereks muutuda ja joogiks, eks ole. Eesmärk on hoopis teine tegelikult. Sa võtad ette endal mingisuguse tegevuse, hästi sellise väikese, näiteks nädala aja jooksul pean kinni sellest režiimist. Vot teen ainult seda. Rohkem mitte midagi ei tee. Ja kui sa teed need 3-4 asja, eks ole, terve nädal aega, siis hakkad tähele panema, kuidas tuleb mõte, ära jama, tee midagi muud, võtta seda juurde siia, ma ei viitsi enam. Eks hakkad nägema oma identiteete. Nagu reaalselt hakkad nägema, kuidas nad tungivad sisse. Ja sellest tekib arusaamine, kui palju seda asju siin on. Ja kui sul on ka mingi tehnoloogia, mida, kui sa oled õppinud, kuidas nendest identiteetidest, mis nüüd sisse tungivad nagu vabaks saada,
siis see on suurepärane võimalus. Ehk siis kasutadagi seda igapäevaelu mitte siis nagu protsessina, ma saan aru. Ja, aga vaata joogas on kogu aeg esikohal puhastumine. Joogi siis või jooga, ma ei tea, saadaka või see, kes alles alustab seda teed. Tavaliselt nad ju ei tea, et mis asi on puhastumise protsess. Nad teavad, et tee niimoodi ja tee niimoodi. Vaata teiste pealt, kuidas nemad teevad matki järgi. Aga see päris arusaamine, miks neid asju tehakse, ju pole alguses mitte kellegel. Aga sinna on vaja jõuda ja vahest juhtub niimoodi, et seal kuskil alguses, kui nad märkavad, et midagi nagu neile ei meeldi, midagi toimub, millest nad aru ei saa, põgenevad minema. Ehk see jääb pooleli kõik, sest nad ei taha süveneda, aru saada, vaid hoopis kasutavad identiteeti, mis viib nad sealt minema lihtsalt. Aga see tekitab siis ikkagi selle olukorra, kus sa alguses oledki see teadmatu ja siis teed seda ja ongi süke täielik. Selle kohta ma olen kuulnud, on ka öeldud, et sa hüppadki nagu põhjata süksesse auku, ei tea, mis või ilma langevarjuta hüppad lennukist välja, ei tea, kas see läheb lahti ja siis... Ma olen sinuga nõus, see võib niimoodi välja paista, aga samas ei tuleks unustada, et sul on arusaamise võime, sul on vaatlemise võime. See tähendab, et sa võid nagu ju vaadata, mida nad räägivad, mida nad teevad, seostada, kuidas see minuga toimub ja nii edasi. Eks sa saad ju tegelikult alguses juurde teadmist. Ja kui sa hakkad sellest rohkem aru saama, siis sa tegelikult lähedki rohkem sellele teele. Aga kui sa ootad sealt mingeid kogemusi ja kõik vastaks sellele, mida sa siin oled ette kujutlenud endale, siis see tee võib väga lühikeseks jääda. Sest pettumus tuleb kiiresti. Sa näed, et nad teevad hoopis teisi asju. Mul oli teine ettekujutlus, et näiteks jooga on siuke mõnus, siuke relax, asi. Aga seda ma ette kujutanud, et kui näiteks õpetaja ütleb seal õpilasele midagi teravat, sest ta tegi mingisuguse korraliku apsu sisse, eks ole, seal oma saadanas näiteks, et seda ma küll siin ei oodanud, et sellega nüüd, mis ei ole minu jaoks. Jooga ei ole meelakkumine. Ma olen siin rääkinud inimestega, kes praktiseerivad ja teatavast ütlevad, et oleks ma teadnud, et see nii raske on. Oleks ma teadnud. Ma tahtsin küsida, kas sina tänasel päeval... Sääsed juba siin, söövad terasid. Farmud, sääsed, kõik on siin džungel. Suvi ja džungel. Kas sul tänasel päeval sinu kogemuses on võimalik kannatada? Kas sa oled... Mul endal või? Jah, kas sa oled kannatamiseks võimeline? No psüühiliselt küll mitte enam. Füüsiline keha ei ole selliseid kannatusi küll tootud, mis nagu väga äriksid või selg on haige näiteks, siin teed mingid rabeled. Aga sa nagu ei kannata selle pärast, lihtsalt ootad, minna süle läheb, teed oma protseduuri siin ja nagu ei ole siis tohkimist ja ähkimist ja oigamist ja... Jah. Ja nüüd me jõuame siis selle küsimuseni, mis me pidime siin arutama, millest sa ütlesid, et sa ei ole veel siiamaani rääkinud. Vahepeal siin oligi, ma saan aru, kuidas ma serveerin seda, et 2023 tulid igasugused artiklid ja asjad Ingvar Villitoo kohta, nagu sa siin vahepeal mainisid, et õpilastele teravalt öelnud, igasugused erinevad süüdistused, ma ei tea, kas neid tuleb hakata nimetama, ma ei teagi, mis see põhiasi oli, et sundisid jalapesu vett jooma ja muud sellised asjad. Ma tahtsingi uurida, kui palju siis sellest on tõsi ja kas sellega on sul kaasnenud mingisuguseid kannatusi või... Tead, see jalapesu vesi oli meem vahepeal. Ma olen eemal sellest olnud, aga ma olen kuulnud kuskilt. Ja. See on, mitte mingit sundi pole kunagi olnud.
ja huvitaval kombel tead see inimene, kes selle artikli üks autoritest oli või siis see kannataja, sest vaata, kui sa oled kannataja, pöördud probleemiga ajakirja juurde, ega nad ei avada, kes see pool oli seal, see on siuke nagu siuke kaitse on seal peal, aga no see on teada ju, kes need inimesed olid, eks ole. Ta ise tõi sisse selle osa. See on Guru Purnimal. Guru Purnima on siis selline täiskuu? Ja no see kuud ja nii edasi, aga see on siis õpetaja printsiibi austamine. Ja siis õpilased küsivad minu käest, kas me võime sind austada? Ma mõtlen, millaks seda vaja on siis, aga no saad meile nii oluline ja kõik need teemad ja mõtlen, no kui te nii väga tahate, no tehke siis, eks ole. No vot siis nad tegid, eks ole. Ja siis see tehnoloogia siis tuli sealt kellegi kaudu, mille seal tehakse, siis selle sama inimese kaudu ja see on selline, siin on taga selline nagu printsiip, et see ei ole minu loodud printsiip, eks ole, et õpetaja jalad on pühad. See on nagu Indias ja Guru. Ja, just nimelt, jah. Eks see tähendab, et see on nii energia kui ka siis nii-öelda alistumise sümbol. Eks sa alistud, eks su ego alistub ja selle printsiip on siis jalad. Meil on üleval näiteks on padukad, eks ole, altari juures, mis on siis samasuguse sümboolikaga. Kõik peestakse puhtaks, desinfitseeritakse ja nii edasi, valatakse siis traditsiooniliselt panchabriti, 5 erinevat ainet peale, kõik siukest asju ja nii edasi. Jalgadele. Ja. Ja siis seda segu siis tegelikult pakutakse siis nagu prasaadi. Prasaad on siis siukene pakkumine, ei. See on pühitsetud toit, mida siis pakutakse kohal. Oota, aga see jalapesu, see ei ole... See ei ole vesi. See ei ole vesi. Sina, mõtlen, jalad on puhtad, nii et seal ei ole mitte mingit mustust sees, eks ole. Sinna käib eriline segu, mingi panchabrit, seal on puuviljad, ma ei teagi, mis seal kõik sisse käibki ausalt öeldes. No ta on siuke nagu jogurt, ütleme niimoodi. Ja. Mingi... See valatakse peale. Taimne mass. Ja, loomulikult, jah. Siis on seal ka vesi loomulikult, siis on seal, ma mäletagi, mis seal kõik asjad on, et siin pane käest võiks küsida, kes selle kokku paneb seal ja nii edasi. Ja siis seda pakutakse. Aga selles traditsioonis see ei tähenda seda, et see on mingi alandamine, mingi vastik asi, vaid see tähendab, et näiteks ma toon teisi näite, et kui pühale inimeselt tuuakse õnnistamiseks mingid asjad, eks ole, siis ta paneb oma käed peale näiteks, ehk ta õnnistab ära. Ja keegi ei pea seda mingiks halvaks või vastikuks asjaks, eks ole. Aga siin on vaata jalad, ma ei tea, võib-olla eestlastel on jalad pesemata pidevalt, see peaks tekib vastikust tunne ja nii edasi. Aga see on kõik väga steriilne. Nii et siin on selline nagu traditsioonide kokkupõrge, millest tegelikult ei saada aru. Miks seda tehakse? Ja keegi ei süvene selles, et aru saada, mis seal taga on. Seal taga on tegelikult sügav austus selle printsiibi vastu. Sest mida me teeksime ilma õpetajad, et ütle mulle. Mitte midagi teha ei ole. Oleks see lollid nagu lambejalad, eks ole. No sellesse ma ei süvene praegu võib-olla piisavalt, eks ole, aga näiteks Amma, tead, Ammat olete kuulnud või? Amma, ülikuulus. Indias, Euroopas käib ringi ja naiskuru, selline. Temal ka või pestakse jalgu ja kogu selle prasaadi jagatakse ja see on sellest traditsioonis jätsi tavaline. Lihtsalt ta on siin meie kultuuriruumis on selline imelik asi. No, aga see selleks. Nüüd see meie arvatavasti läheb uuesti liikvele, aga enam ei tee neid asju. Üldse ei tee. Peale seda jama ma muuseas, ma nimetan jamaks seda, sest ta tekitas päris palju jama tegelikult. Mis ta tekitas siis? Ma olin ka päris, ma ei tea, kas endast väljas, aga kuidas ma ütlen sulle? Mul ei olnud endast üldse kahju. Sest ma ütlen, mul on paks nahk, aga mis mul oli kahju? Mul oli kahju ülekohtust. Ülekohtust, mis läbi selle protsessi tehti nendele inimestele, kes siin õppimas käivad või käisid, eks ole, osad on neist läinud, eks ole. Siis nendele, kes olid käinud
nendele, kes lugesid raamatuid, mis on minu nimega, eks ole, nad sattusid kõik töökohal löögi alla. Pere hakkas taunima neid. See on siis sellepärast, et nemad, millest mina sain aru, et Lilleoru liigitati sektiks või süükseks kultiks või kultuseks ja siis neid tembeldati selle liikmeteks ja nad no, umbes niimoodi, ja see on hästi primitiivne küll, kuidas sa räägid, eks ole, aga no niimoodi võis aru saada. Primitiivne sellepärast, ma kohe seletan sulle. Ja ma ütlen, et mu oma pere näiteks ei tahtnud poodigi minna. Ei julge minna. Ja seda protsessi, mida siis algatasid üks endised õpilased, seda nimetatakse kustutamise protsess. Kas jalapesu? Mitte jalapesu. Kogu see protsess oli kustutamise protsess. See, mis sulle tehti? Jah. Jah, okei. Jalapesuvesi oli üks faktor seal sees. Ja ei, ma sain nüüd aru, et see tehakse siis kellegile inimesele, kellest tahetakse lahti saada. No tehas inimene täiesti maatasa. Ja. Nii et ta on ühiskonna valguses on mitte keegi, ta on see seal sektikultuse juhtija, eks ole. Keegi ei tule ta juurde enam, tal ei ole mitte mingisuguseid businessi, keegi ei tee businessi temaga, keegi ei tee õppimas ja nii edasi. See on puhas selline kustutamise protsess. Seda protsessi, ma tean, mul on mõned tuttavad Ameerikas, kes räägivad, et mul seal sõbraga tehti samasugune asi, täitsa kahjukoha, nüüd on täitsa maas, midagi nagu ei toimu enam, eks ole. Ja seda harrastatakse ka Eestis. Ehk ma usun, et ta on Ameerikast alguse saanud, tulnud see Eestisse ka. Siis kui sa vaatad näiteks kuulsad sportlased, näiteks poliitikud, võib-olla pankurid ja kes seal veel, eks ole, ajakirjandus on need inimesed maha teinud. Ehk see käib ajakirjanduse kaudu, meedia kaudu. Osad nendest on täitsa siruli maas, ei ole keegi enam, ei tegele seal spordiga võib-olla ja nii edasi. Osad on ennast ära tapnud peale neid asju. Keegi ei vastuta, ajakirjandus ka vastuta. Ja mind teeb kurvaks see, et selles loos, kui ma räägin nüüd, ma ei taha nendest õpilastest rääkida, sest või paar sõnaga räägin pärast, aga ajakirjandus on see, mis on minu meelest vastutustundetu. Neid ei huvita isegi süvenemine sellesse teemasse, vähemalt ma võin öelda omalt poolt seda, et ma ei saanud võimalust ennast kaitsta. Me käisime kohtus ju. Ja kaitset ei võimalt, ma ei saanud ennast õigustada, ma ei saanud ennast kuidagi välja rääkida, mis siis tegelikult toimus läbi ka minu vaate, eks ole. Me küll esimene artikkel oli küll selline, kus saadeti küsimused ette ja ma kirjutasin vastused neile ja kõik see nagu paika, aga see artikkel, kuidas see välja tuleb, kuidas see kokku on kombineeritud, seda me ju ei tea. Aga rõhud olid asetatud ainult ühte väravasse. Minu vastu. Ja tead, kui ma vaatan seda kustutamise protsessi, siis üks inimene niimoodi huvi pärast kirjutas chatti siis küsimuse, et kui tegemist on kuuruga, kuidas temast lahti saab? No umbes niimoodi. Tuli täpselt siuke nimekiri, mida kõike on vaja teha. Kogu see režii oli ees, eks ole, vaatasime täpselt selle järgi on see korraldatud. Super hästi oli korraldatud, müts maha, eks ole. Muidu koguti komprad, pani kokku kõik 30 aasta patud, kõik toodi hetke. Ega kui inimene loeb lehte, eks ole, ega tema ei tea, et see toimus 30 aastat tagasi, ta vaatab, okei, ongi selline kogu aeg. Ja nii edasi, nii edasi. Ja alguse sai see muidugi õpilastest, kelle ego sai riivatud ja kes siis korraldasid siis kättemaksu. Ja. Et tegemist on ka businessiga, sest vaata need kursused, kui ma ise tegin seda, need kursused viisid, see oli väga suur, väga palju inimesi käis, eks ole. Siis nüüd teevad seda businessid need inimesed, kes korraldasid selle kustutamise protsessi. Okei. Ja. Oota, milliseid kursusi siis? Mitte sarnaseid. No, kui sa vaatad, kes... Et nemad on kopeerinud sinu tööd? Tead, see on veel pikem lugu, ma ei taha sest väga palju rääkida, aga
need õpilased, vähemalt osad nendest algatajatest on olnud minu juures üle 20 aasta õpilased. Üle 20 aasta. See tähendab, et nad teavad kõike, mida ma olen õpetanud neile. Loomulikult nad kasutavad seda. Seovad seda teiste meetoditega, ütlevad, vot see meetod, mida ma seal õpetanud, vot see meetod, eks ole. Aga seda, mida nad siin on, minu käest on kunagi õppinud, sellest nad ei kõssa mitte midagi. Ja muidugi tead, kui sa vaatad sõna sekt ja sa tood selle chati poolt pakutud skeemi sisse, sekt on nii kõva sõna tänapäeval. Kõik ju teavad, mis need sektid on, sest neid probleeme, mis on välja tulnud konflikte ja need asju on ju tegelikult kajastatakse korralikult on ju. Ja kui sa juba paned sinna sõna sekt, eks ole, no keegi hakka mõtlema, kas ikkagi on sekt, või sa kohe reageerid ja ongi sekt. On küll niimoodi, jah. See on kohe paugu pealt on kohe. See on, mida mina olen ka sinu kohta kuulnud selles suhtes inimesed, kes ütlevad, et ikka ei tea, et temast räägitakse mingi egregori jutud. Ma isegi ei tea, mis see sõna täpselt tähendab siiani. Ja sellised, et see selles suhtes tundub, et töötab. Töötab. Kõik need jutud ja kõik need siidid, mis pannakse külge, see töötab väga hästi. Aga seal mul on kahju nagu sellest, et inimestel puudub tegelik teadmine. Ta saab mingi mulje, mingi jutu, keegi räägib, kuule, vaat seal toimus see. Nii, tal on kohe pilt olemas, kohe teab, eks selle, kellega on tegemist. See on tegelikult teadmatus. See on väga pinnapealne. Ja mis ma võiks öelda, et ma ütleks niimoodi, et see kustutamise protsess tõi korraliku kahju. Eesmärk oli tegelikult neil täielikult maatasa, ehk nad on üks sealt sellest punnist ütles välja, et hävitada Villitoe Lilleoru, eks ole, mida ei ole juhtunud, nagu sa näed, eks ole. Ja millest mul on endal hea meel, võib-olla on see, et ma sain aru väga lihtsast asjast, et ma ei tohi teiste egosid niimoodi nagu survestada. Kuigi jooga on egodest vabandamise tee, eks ole. Osad lihtsalt ei saa sellega hakkama. See ei ole paslik nagu neile teha. Ma tahtsingi uurida, et mis sa siis, see vastabki küsimusele, et mis sa õppinud oled sellest, et kui ma natuke uurisin, sa oled üsna süke uljas mees tegelikult. Uljas? Selles mõttes, et mingid praktikad, mida ongi tänapäeval on süke päris riskantne katsetada, mida samamoodi, kui mina olen India kohta uurinud, seal olid, kui sa oled vaimsel teel, siis ma olen aru saanud, et seal ei ole selles suhtes reegleid. Raudselt on. Ma mõtlen seda, et kõik, mis viib selle lõppeesmärg, selle minani, siis ma praegu lihtsalt seletan nii, nagu ma aru saan, et kõik, mis viib selle lõppeesmärgini minani jõudmiseni, ükskõik kuidas sa sinna jõuad, selles suhtes, et kõik on lubatud, nagu Kashis on siis need agoorid, kes joovad seal inimkolba seest, verd teevad mingeid imeasju ja ma lugesin siis sinu kohta ka, et olid mingid tulal kõndimised või mingi posti otsa panemine kuskil, aga on tehtud ka kinni müürimisi inimestega ja sellised täiesti ekstreemseid asju, aga sa oled ka katsetan nagu kompinud piiri natuke selle. Kinni müürimisi me küll pool teinud. Ei, seda ei ole, mitte valesti aru saada, seda ma ei lugenud. Praegu sa räägid niimoodi ja kõik kuulavad, kinni ka müürid, seda poolki kuskil kirjas, et ja ega ego on selline tegelane, sellest niimoodi nagu heaga lahti ei saa. Aga sellist ekstreemi, nagu me tegime siin, ma võisin olla sinu vanune umbes, kui me tegime neid asju, millest sa räägid. See oli vist 90-ndatel. See oli kusagil seal, jah, aga vaata, kui palju aega on sellest mööda läinud. See oli üks selline periood, kus me proovisime siis sellist, kasutasime üldse ekstreemi füüsilise keha ekstreemi, eks ole. Panime füüsilise keha proovile. Tegime pikki matku ja igasuguseid selliseid, nagu väsitavaid protsesse ja nii edasi, mis on, kuidas ma ütlen,
mõnes kohas militaaris vaatad või kui inimesed seal militaarseid praktikaid teevad, on samasugused asjad, et me küll ei tahtnud sõjameesteks saada, eks ole, aga see on proovile panek ja see annab sulle teada, kus on sinu limiidid, kus on piirid. Et seal ei olnud kunagi sellist asja, et sa nüüd minestad ära ja sured ära, nagu öeldakse, või pool surnud. Alati oli kontrolli all, alati. Aga no neid asju me ei tee enam mitukümmend aastat. Ja no mis ma mõtlengi, et tänapäeval on ju see, et keegi saab mingi väikse kõksu vastu põlve, siis on kohe jama majas, on ju. Ja ma olen aru saanud, et kõik sellised vaimsed praktikad ongi hästi steriilseks tehtud tänu sellele, et... Tead, ma ütleks sulle niimoodi, et vaata valu põhjustamine. No ütleme, et tänapäeval on taanitud valu põhjustamine inimesele. No saad aru, mis see valu põhjustamine. Siis kui me hakkame vaatama, mis asi see valu nagu on, või mis asi see valu tunneb, siis me jõuame, ükskõik kus kohast sa käi vaata, jõuame inimese justkui isiksuseni. Aga tegelikult on see identiteet, mitte see tõeline mina. See on lihtsalt üks kompleks, mis reageerib kriitikale, näiteks vot niimoodi. See on fakt. Ja nüüd, kui ühiskonnas on see okei, sest ühiskonnas kõik toimubki nende egode tasandil, eks ole. Aga kui sa oled jooga teel, siis sa pead sellest ju läbi minema. Sa pead sellest lahti saama. Aga kui sa sellest lahti ei saa, see jääb nii-öelda piinama siin, siis sa korraldad kustutamise protsessi. Ja siis sa tood välja kõik need asjad, kus on need asjad toimunud. On ju? Seal on vaat sellega tegi, seal tegi ja nii edasi. Teine asi või kolmas, ma ei tea mitmes, mis mulle meeldinud selle asja juures, selle protsessi juures oli valetamine. Nimelt seal oli mitu lubadust, et vot me ei kirjuta artiklik suures, see oli selline nagu surve avaldamine, et kui sa seal vot vabandust ei palu avalikult seal vot nende inimeste eest, eks ole, siis me läheme ajakirjandusse. Et sulle öeldi, et sa pead vabandust paluma? Ja. Sest aga sa mingi hetk ma ju riivasin kedagi. Muidugi vabandasin. Avalikult vabandasingi. Aga kas sa kahetsed ka seda? Et vabandasin? Jah. Ei kahetse. Okay. See on okei. Aga mis juhtus oli see, et ajakirjandusse mindi ikka. Ja. Mul on meil alles, kus oli see nõue sees, survestamise nõue tegelikult, eks ole. Ma ütlesin, okei, teeme ära teiste pärast, õpilaste pärast ja nii edasi, nende perekondade pärast, töökohtade pärast. Mul ei ole probleemi vabandada. Mille eest nad soovisid siis, et vabandada? No see, et ma olin nii tugev kriitik, rääkisin liiga avalikult asjadest. Liiga otse see puudutus riivas kedagi. Okei. Ja. Teine lugu oli see, et mina ei teadnud seda muuseas. See on üks huvitav selle moment. Üks päev helistab Eesti Ekspressist siis ajakirjanik seal ühele töökaaslasele, kes on ka praktik, eks ole. Ja küsib, et kas Villid on ikka veel seal Kriia Jogordus ja Acharya? Siis ta tuleb küsima käest, et mis küsimus see nüüd oli, et nagu lambist selline küsimus, eks ole, ajakirjaniku poolt. Ülejärgmine päev sain Ordust siis paksu sellise täitud kirja, kus oli siis kokkuvõte kõikidest minu nii-öelda pattudest, mis on tehtud siin siis kogu selle perioodi jooksul, mille on inimesi õpetanud. Kui 35 aastat kokku võetud, kui kõva töö oli kellelegi ära tehtud. Konfidentsiaalne materjal, nii edasi. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, ma sain võt siukse kirja, eks ole, süüdistustega, millele ma pidin siis vastama siis Ordu presidendile. Ja nüüd ajakirjanik helistab päev varem. Ta pidi teadma seda. Ta pidi protsessi teadma, ta pidi kursis olema. See tähendab, et see protsess käis ilma minu teadmata juba mitu kuud varem. Kõik, kes salajaik korjati siis vastavalt chati poolt siis informatsiooni komprat, nagu öeldakse, võimendades seda, tuues siis, mõtlen nüüd vanad asjad tänapäeva, jättes sellise mulje ja nii edasi. Jube hästi oli korraldatud kõik. No, täpselt by the book. No võt. Ja siis
vaatasin need süüdistused läbi, igal ühel on ma põhjendus olemas, miks see niimoodi tehti tol ajal, miks niimoodi ja niimoodi, eks ole. Räägin siis Ordu presidendile nendest asjadest, ta ütleb, et sa õigustad ennast. Ma ütlen, ma ei õigusta ennast, et ma räägin nii, nagu mina asja näen või nägin tol ajal, eks ole. Mis mul siin õigustada on? Mis on juhtunud, see on juhtunud, ega ma ei ütle, et kuule, et seda pole juhtunud. Nii et selles mõttes ma olen nõus. Ja siis oli Ordus oli selline lugu, et siis me leppisime presidendiga kokku, et siis me korraldame selle asja oma vahel ära, et klaarime temaga, eks ole. Tema siis andis teada seal nendele kaebajatele, kes olid talle ka juba temaga ühendust võtnud ja need nimekirjad edasi andnud ja näidanud siis salvestust. Salvestust tähendab seda, et kõik need praktikad, mis see teeme, et salvestatakse õpilased saavad need järele vaadata, eks ole. Ta oli kõik need läbi vaadanud ja siis andis siis teada nendele süüdistajatele või palus, et nad ei avaldaks seda artiklit. Nad lubasid, nad ei avalda, aga nad avaldasid. Nii et nad petsid teist korda tegelikult. Ja see võib-olla nagu annagi rahu natukene, või võib-olla nüüdel on nii palju sellega probleeme, aga et kuidas riivatud egod korraldavad sellise protsessi, kaotavad oma aususe selleks, et saavutada oma see lõpptulemus hävitamine. See oli päris huvitav, aga ma usun, et see kuulub lihtsalt kustutamise protsessi juurde, et selles mõttes sealtpoolt vaadates võib-olla on kõik väga õige. Aga ma ei saanud kordagi rääkida selle protsessi algatajaga, sest ta keeldus väga kohtumast, keeldus klaarimast asju. Ja mul on olemas palju selliseid tõendeid, kuidas ta tegelikult seda asja nagu korraldas, sest vaata aja jooksul inimesed nagu on hakanud rääkima, natuke välja tooma neid asju. Ja nutikas, arukas tegevus, võiks niimoodi öelda tagant järgi. Jah, selliste tulemustega. Aga kahju on jah natukene nendest inimestest, kes said pihta. No ja see, mida inimesed minust arvavad, ega nad arvadki, mida nad arvavad. See ei ole kindlasti kõik, kogu see informatsioon, sest mille kohta võiks öelda, et vaata on selline. Kui nüüd hästi niimoodi nagu sisse zoomida, siis võiks esitada sellise küsimuse, et huvitav, aga kas siis mitte ühelgi inimesel ei ole selliseid asju elus toimunud, mida võiks tuua ajakirjanduses välja ja näidata sellises valguses, negatiivses valguses. Sul on selliseid asju juhtunud? Absoluutselt. Sul ka, jah? No kellel ei ole, kõigil on ju? Aga see võimendatakse ülesse ja näidatakse ainult seda ühte tahku. Ja see töötab. See on alati töötanud. Selles mõttes meedia on päris, ongi suur võim. Sest näiteks ju, siin oli veel artikleid, eks ole, mitte ainult üks artikkel. Siin kirjutati veel 2 artiklit just minu meelest ja ilma minuga nõu pidamata, küsimata, järgi uurimata, ehk tegelikult ajakirjanduse eetikakomisjon ju kirjutas ka klausli, et see on ebaeetiline, et ei peaks tegema seda. Aga tead, kõik need vastulaused on nii väikesed, et keegi ei loe neid, mitte kunagi. Ja see damage, mis tuleb esimese infoga välja, see on alati see, mis jääb püsima. Inimeste mõistus on niimoodi ehitatud, see jääb sisse, seda sa täna välja ei saa. Ta proovi siit või sealt õigustada, räägi tõde, kedagi enam ei huvita. Esimene impression on tehtud. Siis pandi ju video veel kokku, mingi noored kutid pandi kokku ju. No samast videost, eks ole, salvestisest. Lõigatud tükkideks kontekstis. Lõigati niimoodi ära, et jäeti väga ühekülgne mulje. Seal oli jutt umbes, praegu mäletan midagi siin. Amma näiteks tuled tseremooniad, eks ole, joagiajad ja hoomad, mis käivad. Et need on tasulised, sest vaata, see on inimesed ja kõik ja nii edasi, eks ole. Ja siis
Amma võtab hoomal osalemise eest inimese käest vist oli 250 €. Meil siin, ma ei tea, mis need hinnad praegu on, aga no oletame, et see on 25. Ja siis see 25 oli seal tagant niimoodi ära lõigatud. No näidata, et tegelikult ongi tegemist raha tegemisega, businessiga, eks ole, ja nii edasi, nii edasi. No siukseid asju nagu tehakse maailmas. Mina sattusin ka vaata selliste asjade alla ja ma näen, et seal on väga hea skeem, kuidas tegelikult asju näidata, mis valguses näidata, jättes spetsiifiline mulje kuulajatele ja lugejatele. Et avaldadagi sellist kallutatud mõju. Et teategi, mulje on selline, eks ole. Ja noh, ma ütlen, et ma pole ainukene, kes sellega on tehtud. Seda tehakse siin, vaata ajakirjandus, siin jälle keegi hammastab. Ei, absoluutselt. Ja jälle, ja ka inimesed ei saa sõna kaasa rääkida. Ajakirjandus blokib ära, ütleb, et see on tõde, meie teame, meie teeme, that's it, eks ole. See on minust väga ebaõiglane. Aga vast mind paneb imestama selles suhtes see, et sa ise pole võib-olla kas või enda siis kuhugi sotsiaalmeediasse tekitanud mingit seda mingit poleemikat või mingit sellist õigustust või? No vot ongi jah, see ei saa nagu õigustus ka olla, siis nagu õigust nõudma mõtled või? Ei mõtle, siis ma saan aru, et kui see oleks üks õiguse nõudmine, siis see ei töötaks tõenäoliselt väga hästi. Me oleme kohtus ju, kus see õiguse mõistmine võiks justkui olla ju. Aga teate, tuleb välja, et ma olen avaliku elu tegelane. Tead, mis see tähendab või? Juriidiliselt? Ma ei tea, see ei ole juriidiline termin, see on küll kuidagi reguleeritud, aga ma olen avaliku elu tegelane. Mina mõtlesin, et ma ei ole, aga tuleb välja, et olen. Ja see tuli välja siis läbi siis selle kohtus käimisi keissi, võib-olla oled, jah. Ja see tuli välja läbi selle, et raamat on avalikult, on õpetanud oled avalikult kursused, olen, no vot, tähendab, oledki ja seal muidugi juriidilised nüansid, ma praegu räägin hästi lihtsalt, aga ja avaliku elu tegelane peabki olema selline inimene, kes kannatab välja siis vot sellised protsessid. No et see ongi okei, kui teda niimoodi nagu tehakse maha näiteks, täiesti maha, ta peab olema tugev, selg sirgu, mitte midagi pole juhtunud, paneme eluga edasi. Vaata, poliitikud ka ju sarjatakse, nagu avaliku elu tegelased on. Aga samas neid ka tümmitatakse korralikult, nad löövad jälle selja sirgu, mitte midagi pole juhtunud, mulje on loodud, järgmine kord ei valita. No mis siis tahad öelda, et aga kuidas sa siis tunned, kas sa tunned, et sa oled selles loos ohver või oled sa läbi selle tugevamaks saanud või? Tead, ma olen võib-olla nende ütleme, otsekohesusega ettevaatlikumaks muutunud. Et ma enam nii otsekoheselt ei räägi inimesega näiteks, jah. Ja mis siis veel, ohvrina ma ennast nagu ei tunne, sest kõik need asjad, mis on aegade jooksul nagu toimunud või tehtud, nad on tehtud ausalt. Ausalt tegemine tähendab seda, et nad ei ole olnud selliseks oma lõbuks, kellegi maha tegemiseks, need olid omal ajal väga nagu olulised tegevused. On ju? No ma ei tea, näiteks kui sa kas ennast meenutad, et on sul mingid asju olnud kunagi elus, mida sa oled pidanud väga oluliseks ja täna enam ei tee, nad pole olulised. Absoluutselt. No igal ühel on need asju, eks ole. Ja sama on ka nende asjadega. Nii et siin ma ei saa kahetseda seda, mida ma olen teinud. Sest see oleks nagu tagantjärgi vaatamine, et jah. Mis siis nüüd edasi? On see situatsioon siis jätnud mingi jälje? On see midagi muutnud või läheb kõik selles suhtes samamoodi edasi, nagu sa siin ütlesid, et tegelikult ju tempel seisab, templit ehitatakse, muu kogu ashram, kool on püsti. Mis sul on siin Eesti ainus ökoküla? Ökoküla meil päris ei ole siin. Ei ole? Ei ole. Küll,
on selliseid asju me siin, aga see ei ole puhas. Okei. Igatahes jah, mis ma tahan siis öelda, et kõik seisab, kõik töötab. No ma tahaks öelda niimoodi, et muidugi see kahju oli päris suur. Mis ta siis? Sest tekkis selline ühiskondlik hoiak. Okay. See oli kõige suurem. Ja see oli tuntav? See oli tuntav, jah. See oli päris korralik. Kuidas see tuntav oli, kui ma võin küsida? See oli tuntav sellega, et näiteks et vaata, meil oli ju need practical consciousness kursused. Inimesi hakkas vähem käima, näiteks, eks ole, sest nad enam ei julgenud tulla, ei tahtnud tulla. Hiljem läksid nad siis selle naistrahva juurde, kes õpetab täna siis seda meetodit, eks ole, mitte samasugust teist meetodit, aga mõtlen ta kõik asjad on õppinud, mida ma olen õpetanud, sest meetod ei anna teadmist. Teadmise annab sulle see õpetaja, kes suudab sul teadmist anda, eks ole. Ja praegu ta läheb täitsa hästi nende asjadega, käib nagu korralikult, vahest vaatame neid asju seal. Nii et see on nagu ka see mõjutas ka nagu siis, kui me nimetame siis koolituse businessiks, eks ole, siis see tähendab seda, et ta tõmbas selle businessi alla, mis oli siin aastaid kestnud, eks ole, ja kasvatas selle võrra oma businessi üles. Jah. Et seda saab ka sedapidi vaadata. Aga osa liikmeid lahkus raudselt, sest ka kodus nõuti, et sa pead lahkuma sektist, eks ole, ja väga huvitav sõna, huvitav mõjuga. Meil kunagi vaadanud, meil siin mingi sekt on. No see selleks. Siis osa inimesi on juurde tulnud. Templiala meil areneb, eks ole. Me praktiseerime edasi. Kriia joogat ma ehk ordust ma astusin välja, sest ordu sattus ohu alla. See tähendab, et skandaal minuga võis valgust heita ka ordule, kuigi selle protsessi käigus ma õppisin väga hästi tundma ka kõigi teisi inimesi, nende egosid. Ja täna on pilt palju selgem. Ja Acharya olen ma edasi. Meil on siin asendus Kriia jooga õpetaja üks Eestis, eks ole, kes on ka kunagi mu õpilane olnud. Ja täna meil siis on, nagu ma ütlesin, on siis practical consciousness, see on meil Patanjali ja 9 šakti pühendus. Kõik on väga sellised praktilised, tõhusad, tegusad asjad, pluss veel kogu templi tehnoloogia, tulevad tseremooniad, jagejad, hoomad. Koht on väga ilus, nagu sa näed, eks ole, praktiliselt kasutatav, tulge aga kasutama. Ja mis ma tahtsin, sorry, vahele öelda, et mul paljud sõbrad tuttavad käivad siin ja mida ma 100% julgen öelda, et isegi kui ja ma tean inimesi, kes on tulnud, kellele sina võib-olla inimesena ei meeldi, aga nad tulevad ka ikkagi ja see tempel on vägev. Ja sellele on raske vastu vaielda, et kogu see templi asi on vägev ja ma tõesti soovitan siia tulla. Tempel on tempel töötab ise ja ta on spetsiaalselt siia tehtud, et ta ikkagi aitaks inimesi. Ja see, kui mina kellelegi meeldi, siis mul pole selle vastu mitte midagi. No siin, vaata, me rääkisime siin joogast ja street jooga ja päris jooga, et see võib ka ju riivata väga paljusid inimesi. Aga vahest, vaata, kui sa räägid päris asjadest ausalt, siis nad võivad ju, riivata. Võivad ju. Mõtle, kui palju on Eestis joogatajad, joogaõpetajad ja nii edasi. Mõtle, et jälle mingit oma joru, jälle teeb maha ja kes me nüüd siis oleme nii edasi, parem kui te ei räägiks, las me teeme, las nad teevad, eks ole. Aga kui nüüd vaadata nagu natukene sügavamalt, kui sa vaatad seda niimoodi nagu eemalt, täiesti eemalt, et vanajumal korraldas sulle sellised testi. Tuled sealt läbi või tule läbi? On kõik, on ju. Mul oli õnneks palju ka abilisi, eks ole, kes andsid ka nõu natuke, mida teha ja mitte kohe lahingusse minna pasunasse anda, vaid et võta rahulikult natukene ja nii edasi ja et küll see vaibub ära ja rahuneb ära ja täna on täitsa okei. Mõned kohad, nagu ma ütlesin sulle, nagu riivavad siin matsa, et see valetamine, eks ole, sõna mitte pidamine,
siis üle võimendamine, ajaloo unustamine, kogu see 20+ aastat, eks ole, ja nii edasi, pluss veel nende teadmiste rakendamine, iseenda businessis mainimata, kus sa saanud oled, viidates mõne internetile, see veel kellelegi. See natsa, tead, ma ütleks, et see on ebaõiglane, aga ma lepin sellega, et see ei näri mind. No see ongi, kas maailmas on õiglust üldse? Mulle meeldib hästi see kunagi, ma ei tea, kas see oli mingis videos või lugesin, aga kas see oli ka Murugan ise oli see, et Shiva üks poegas ja tundis ilgemat ebaõiglust igal pool ja läks ja ainult tappis. Ja siis ma sain aru, et Agastya Muni oli see, kes siis oli see ainus, kes tuvastas temas selle, mis ta saab pöörata kogu selle tema raevu ja viha siis selle atma poole või jumalikkuse poole. Oskas seda teha, jah. Jah, ma ütleksin võib-olla selle peale, et inimese silmad hakkavad avanema tegelikkusele siis, kui ta avastab iseennast. Ja. Sest muidu on see pilk on kogu aeg väärtunud erinevate identiteetide poolt, erinevate mõtete poolt, et see ja too ja kogu aeg filtrid vahetuvad ees. Sa ei saa nagu iseendana vahetult ilma nendeta vaadata. Ja. Aga üldiselt jah, meil läheb siin hästi. Nüüd hakkame siin müüre ehitama ja suur investeering, saame suure annetuse saame teha nüüd ja nii, et läheb hästi. Väga äge. Vaatame siin, reformime siin mingist oma protsesse, millega saab minna siis laia maailma ja nii edasi. Ma nägin jah, et raamat on tõlgetes erinevates keeltes välja tulnud juba. Ja inglise keeles on, eesti keeles muidugi, siis on hispaania keel, saksa keel, prantsus keel, soome keeles tehakse vist, vene keeles vist on kõik võib-olla veel midagi. Nii et toimub. Ja. Väga äge, igatahes ma arvan, et kuidas siis kokku tõmmata, mina olen igatahes tänulik, et siin on siuke koht, kus ma ka käin. Shiva tempel Eestis, seda ma poleks varem osanud tahta ega arvatagi, kuna mina olen ka Indias väga palju aega veetnud ja nüüd saab siis Eestis koha peal ka siia tulla. See on minu jaoks võib-olla siuke kõige puudutavam asi, mille eest ma tänulik olen ja äge ja tänud, et sellise saate tegid ja loodetavasti saime siis nüüd midagi selgeks ka räägitud. Loodame, et siit ei tule mingit uut jama kaela, eks ole.